Ja tervist, kallid saali jalgpallisõbrad. Täna saali meistriliigas on startimas 14. voor, kus kohtumas on tabeli 2 viimast punti, koduvõistkond Tartu Inter ning neile on külla tulnud Rummu Dünamo. Täna saab kindlasti siin lähte spordihoones peaküsimuseks olema, et kas Inter avab selle punktijärve või mitte ning kui neil see punktijärve avamine siin... Mitrofanov audis panna palli mängu. Raiko lööb ja seal saab väga otsustavalt Rummu kapten selle jala vahele ehitada, aga hästi Veber siin püüab selle palli, laseb siin Interil natukene puhata, aga kaotab palli oma kolmandiku äärel ja tuleb ka siit hea tehnika. Ja hästi Katškin on jälle ees ja Petrunin saab sealt löögile, hea tehnikat näiteks saab väga hea puutega selle maha ka, aga on Rummu mängijad päris kõrgele tulles praegult võtnud ära variante, aga hästi tuleb Inter välja ja Veber seal on pikali maas, suudab palli omadele säilitada ja no jälle hästi mängivad kokku, aga teeb Kuusin seal päris jõulist kaitsetööd, võidab ka palli. Aga jah, et selles mõttes tuleb siin ja tuleb 1-0. Ei ole palju vaja ja korraks süke pealtolek jälle ning Hmeljov leiab väga hea söödu sinna värava ette, kus siis see ei ole nende jaoks lihtne suure tõenäosusega see ja hästi Epic siin teeb jalga vahelt nüüd seal Rummu mängijale ja kas läheb ise lõpuni ja tuleb ära! Lõpuks läheb see pall küll Rummu mängija puutest väravasse, aga no ikka imelist tehnikat nägime siis Sander Epikult, noh, suurepärane, kõigepealt jalga vahelt Rummu mängijale, siis ühest mängijast veel mööda, siis ka veel väravaist mööda, pall värava Tartusse Inter ja tuleb uuesti Dünamo. Ja hästi siin, võtab siin number 61 ja ei tule väravat ja Sasonni seal kaotas palli, esimene tõrje sealt säilitab palli ja praegult Inter lükkab seda palli väga hästi, et nüüd seal siis kohe, kui ma ütlesin, seal Mitrofanovi sööt kohale jõudnud Bondarenkoni ja nüüd saab Rummu siit ka lüüa ja tuleb 2-1. Rummu läheb seda kohtumist juhtima ning Vadim Sasonni lööb siin ära Rummu teise värava. Noh jah, natukene siin läks Epic. Hästi pöörab Epic siin Hmeljovi vastu, kas suudab seda palli ka väljakul säilitada. Hästi läheb mööda Veberist. Noh, nüüd on pall vaja võrku panna ja ennast salgavad kaitsetööd on seal tegemas Rummu mängijad. Jällegist Interi palliga. Mitrofanov. Epic. Ja Epic saab mööda Hmeljovist jällegi, annab ka hea söödu Hurenkole. Hurenko lööb ja on olemas 2-2. Ja no jällegi peab siin kiitma Epicut tema hea soorituse eest siin äärel seda palli üle viimas. Siin mitu korda on enda mehel kavalalt ära. Pausile võib-olla ka eduseisus. Noh, nüüd näeme. Nüüd meil on viimased hetked siin jäänud ja saab Ivanuško rünnakut siin veel ja tuleb ja sünnib siit ikkagi kolmas, kui peale Ivanuško head tööd seal pall jääb Rummu kätte, viib selle palli sinna värava ette ning Dmitri Sui siin veel 17,5 sekundit enne pausile minekut suudab veel Rummu Dünamo. Ja jutuga heaks nüüd jälle siin Epic saab selle palli tulla. Epic ja hästi ja ja me näeme juba väga mitmendat kõva sooritus Sander Epikult ja seekord paneb ta ise selle palliga puuri. Ja teist korda Veberil on see jalgavahe olnud. Hmeljov, seal Petrunin eksib sööduga, aga saab õnneks Kuusinest selle palli kätte. Kuusines ise nüüd, hästi leiab Petrunin ja Kuusinest tagasi ja väga meisterlikult sepistasid kahe peale siin selle Rummu 5. värava, siis Danila Kuusines ja Artjom Petrunin. Selles mõttes Kuusines jällegi. Ja tehnikaga siin äärmel saab ka lüüa ja tõrje sealt Katškinilt jääb palju natuke ohtlikult ette, aga on Kuusin seal vahel ja nüüd Mitrofanov saab säilitada palli enda võistkonnal natukene. Ja läheb see väga õnnega pooleks, läheb ilusti mööda sealt, aga Veber teeb seal hea tõrje. On veel pall lahti, Epic. Ja Epic. Mitrofanov. Kuusin uuesti, mängivad omavahel kokku, seal üritati leida Epicut, Mitrofanov nüüd pani selle seisu kinni ja läheb teist korda see pall väga napilt mööda. See on see risk, millega sa mängid kiireks siin
Interil on vaja riskida, hästi Katškin võtab seal palli mööda, teeb Ozonni head kaitsetööd. No ja nüüd, kas nüüd on see koht, kus karistatakse see lenda väravaid trikk ära? Ja ei ole see koht, kui Stanislav Meljov, Rummu kapten, lööb see ära. Ja ei sünni siit imet ning Rummu Dünamo on täna siin lähtel võitnud selle kohtumise 4-3, kui Tartu Inter suutis neile korralikult vastu panna, suutis tulla mängu korduvalt tagasi.